Kalumetsale, kes saab täna 19 ja tema hakkab siis seal kaitseliini ees Paidel mängima. Ja avavilja on kõlanud, Kristo Tohver on saanud selle mängu siis endale vilistada. Kasti poole juba lendas nurgast, oli ikka Antonovi väga kaugele maale jätnud. Ja esimene korralik tõrje Valnerilt. Udže, tema ka 30 eluaastat sel sügisel täis sai, kui nüüd Vašjuk on siit ära jooksmas ja Aksalu ees ja nüüd on seal mitu Paide kaitset Vašjukiga jälgimas. Oppa! Ja siit tulebki esimene ära 7. minutil. Kannatlikkust jätkus Vašjukil ja põrutab ära vasakuga taha nurka. Ei olnud enam Aksalu valmis selleks löögiks. Jah, väga hea sööt muidugi Beglarashvililt, ja ütleme, et siin ikkagi nagu julgeks öelda, et Paide kaitse magas olukorra maha ka, et oli täiesti üksi. Marko Savitsi korraks ka. Ja siin oli juba enne üks olukord ja eks siin palju on kaalul. Teivise löök, päris korralik, otsis alla nurka. Konda pingile jäänud ja viimastes mängudes Pelt ja Klaavan kaitses, kes kaitses mängivad ja kõrgelt ja Klaavani pea peale jäi ja nüüd löök veel. Siin oli teine Putinšanilt. Et kui neid koguneb oma jagu, et siis tuleb ka see kollane ja kui hästi. Oppa ja Aksalut, mis tõrje. Nii veel ruumi on nagu Levadia mängijatel seal Paide kastis. Beglarashvili annab ja siia taha ja lepistud täiesti üksi. Millegipärast Lutsu Anieri teibist ka, üksikutel hetkedel näeme, Vašjuk tahtis viga, Tohver seda ei anna. Nüüd on kontrakoht teibis, Anier ka ääre peal olemas, aga palju on. Ja nüüd vasaku peale ja Valner toob alt ära. Paide parim võim. Eks selline toimetamine võtab läbi ka ja mitte ainult ees, vaid kaitses ka. Suurepärane töö Vašjukilt ja Džiiri saab rahulikult sendada. Kahekesi seal olid Beglarashvili. Söödust peale mida peaks järgnema nagu löök väravale. Ja nüüd hästi avaneb meil Vašjuk ja kas siit tuleb teine Aksalu, üritab ja katab esimese nurga ära. Super töö Aksalut. Aga milline sööt jälle Beglarashvililt ja Vašjukilt õigeaegne avanemine. Ja Vašjuk on tõesti praegu ka järguvalt mõelda, siis olnud mängu üks tähti, kui nüüd roostub. Ja läks Aksalu võtma, ei pannud lõpuks. Kuskile sinna ette seisma, kuigi nemad kahekesi nagu Beglarashviliga. Vaatame, mis siit nüüd on tulemas. Ja pall on Teivisele jäämas. Valner oli kaugel, kas saab Anier palli sisse? Ei saa. Eks siis sööduga ja Levadia sai selle palli endale ja nüüd veel sealt selle suluseisu ka. Ja Kirsilt suurepärane töö ja veel löök ka ja Aksalu korjas ära alt. Ja hakata nagu tulema, vaid ikkagi 30 sekundit läheb aega enne kui Frolov ja nüüd leiab üles sööduga Siim Lutsu ja üle. Siis see osa mängust mängitakse ära ja lõpuvile on kõlanud Kristo Tohverilt. Ja Paide on ikkagi kaotanud. Levadia saab 3 punkti tabelisse ja muidugi Bogdan Vašjuki on põhjust ka õnnitleda, aga tervet Levadia meeskonda ei olnud lihtne.